Tere, mina olen Kaia-Liisa statistika leviosakonnast. Tere tulemast Statistikaameti SKP infotundi. Meie rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp tutvustab teile kohe Eesti majanduse arenguid 2023. aastal ja selle 4. kvartalis. Kui teil tekib esitluse ajal küsimusi, siis palun kirjutage need siia Facebook Live'i kommentaaridesse. Esitluse slaidid ja salvestise leiate pärast meie kodulehelt SKP pressiteate juurest. Aga nüüd head kuulamist, palun Robert. Tere hommikust siis ka minu poolt ja vaatame siis natukene, mis Eesti majandus möödunud aastal ja aasta lõpus siis läbi tegi. Et nii nagu võib-olla oleme natuke harjunud, et siis majandus jätkas langust, et tegelikult kogu möödunud aasta läks majanduslanguse käsikäes, mis algas juba 2022 aasta lõpus. Kui vaadata majanduslanguse tempot, siis tegelikult kui esimeses kvartalis oli see langus natuke sügavam, siis alates teisest kvartalist on tegelikult tempo väga ühtlane püsinud ja ka 4. kvartalis langes majandus 2,7%. Aga mis võib-olla on, mis eristab 4. kvartalit teisest ja 3. on selline asjaolu, et kui lisandväärtus on kõigis kvartalites langenud, siis 4. kvartalis ta langes rohkem kui varasemalt, aga samal ajal netotoote-maksud tegelikult pöördusid kasvule. Kui vaadata maksulaekumist natukene aegrea kontekstis, siis tegelikult see joon on selline üsna tavapärane, et läheb ülesse. Ja 4. kvartal on ilusasti üles jälle, et mis siin oli võib-olla teises, 3. kvartalis oli pigem see, et tavapärast laekumist ka jooksevhindades nii väga välja ei paistnud, 3. kvartalis kindlasti mitte, aga 4. kvartal tundub olevat läinud tagasi jälle sellise tavapärase raja poole. Majandus kokku möödunud aastal langes 3%, mis on siis veidi sügavam langus, kui ta oli aasta tagasi. Aga nagu kui me hakkame detailsemalt vaatama, siis nagu 4. kvartalis oli mõningaid muutusi, mis ehk annavad lootust, et järgmisel aastal enam nii sügavat langust ei tule ja mida on ka analüütikud oodanud. Kui me vaatame detailsemalt, mis möödunud aastal majanduses toimus, siis tegelikult see majanduslangus oli väga laia põhjaga, et valdav enamus tegevusaladest siis kogesid langevat lisandväärtust. Positiivse poole pealt on üksikuid, kes välja paistavad. Eelkõige siis kaubandussektor, millel läks võib-olla üle ootuste hästi, oli positiivse mõjuga SKP-sse, aga ka kinnisvaraalane tegevus ja ka põllumajandussektor omasid teatud positiivsete mõju. Ja samamoodi tegelikult ka 4. kvartalis just põllumajandussektor ja kaubandus olid need, mis olid positiivse poolega panustajad. Aga jah, mis on läbiv teema on ikkagi see, et meil on väga palju tegevusalasid, mis on languses ja mis pidurdavad majandust ja eelkõige on seal just need suuremad tegevusalad. Et energeetika, muidugi siin energiahindade taustal, mis siin on viimasel 2 aastal olnud, et see ei ole väga suur üllatus, et see seal on negatiivse poole peal, aga muidu, kes meil on majanduses just suured tegevusalad nagu transport ja logistika, töötlev tööstus, ehitus, samamoodi on meil majandust vedanud kutseharidus, tehnikaalane tegevus ja info ja side, et kõik need tegevusalad möödunud aastal kogesid langust ja tegelikult üsna sarnaselt ka 4. kvartalis olid negatiivse panusega. Erandiks võib-olla siis info ja side, mis tegelikult aasta teises pooles juba tuli oma langusest natukene välja ja näitas siis nii 3. kui 4. kvartalis positiivset panust majandusse. Kui vaadata meie nende suuremate tegevusalade käekäiku aastast aastasse viimased 4 aastat, siis tegelikult ega siin nende ühegi kohta ei saaks öelda, et oleks midagi väga ilusat. Aga 2022-2023 on võib-olla sellised, mis nagu paistavad rohkem välja siin just logistikasektori puhul, aga kui me vaatame nagu kogu möödunud aastat, kuidas need tegevusalad on käitunud,
siis on ikkagist, et see käekäik on olnud ühtlaselt selline negatiivse suunaga. Eelkõige on siis transpordisektor kannatanud, need põhjused on siin olnud, alates koroonakriisist on tekkinud sinna raskusi, aga samamoodi kogu see Venemaa-Ukraina sõda on tekitanud transpordisektorile probleeme. Nagu me teame, meil on olnud idasuunal väga tugev raudteetransport aastast aastasse. Aga ka tegelikult kogu see Euroopa majanduskeskkond, mis on üsna sellises tagasihoidlikult toimetanud viimastel aastatel, et see on meie avatud majandust oluliselt mõjutanud. Esiteks siis väliskaubanduse läbi just transpordisektorit, aga samamoodi on see jätnud jälje ka meie töötlevale tööstusele näiteks. Aga positiivse poole pealt, nagu mainitud, siis info ja side on tegelikult, kui aasta alguses oli niisugust sügavat langust seal tunda, siis aasta teises pooles see lisandväärtus pöördus juba kasvusuunale. Kaubandus tegelikult aasta läbi olnud niisuguse positiivse suunaga 3 kvartalit järjest juba. Ja ka finantssektori lisandväärtus on aasta lõpus pöördus juba sinna nulli lähedale, et varasem langus sai läbi. Kui vaadata sisenõudluse poolt, siis aasta peale kokku sisenõudlus langes 2,9%, aga seal ei saa küll välja tuua, et oleks mingi üks komponent nagu selle taga suuresti, vaid tegelikult need numbrid on seal üsna sarnased erinevates lõigetes. Teratarbimine vähenes 1,5% ja kus siis enim on kahanenud inimeste kulutused mitmesugustele kaupadele, teenustele, rõivastele ja jalatsitele, kodusistustusele, aga ka vabale ajale ja kultuurile. Ja enim on kasvanud kulutused eluasemele, sidele, aga ka restoranidele ja hotellidele. Et kuigi eluasemete kulud on kiire hinnatõusu kontekstis suurelt kasvanud, siis tegelikult on ikkagist jätkunud ka neid vahendeid käia ka mingil määral väljas. Investeeringud kahanesid möödunud aastal 3,4%, mis on sisuliselt tegelikult samas tempos, mis ta oli aasta varem, et investeerimistegevuses väga suuri muutusi ei ole olnud, vaatamata sellele, et majanduslangus on meil kohati olnud ikka päris tugevalt seal 3% juures. Mis siis võib-olla enim paistis silma on see, et möödunud aastal siis investeeringud eluruumidesse suurenesid 14%, aga samal ajal transpordivahenditesse, mis siis ka iseloomustab tegelikult seda logistikasektori tagasihoidlikku käekäiku, et need investeeringud vähenesid 41%. Kui me vaatame 4. kvartalisse, siis investeeringute poole pealt paistis seal välja just kasvunäitajad siis valitsemissektori poolelt, eelkõige siis erinevatesse hoonetesse, rajatitesse ja kaitseotstarbelisse põhivarasse. Ja negatiivse poole pealt siis tegelikult samad varaklassid, aga siis ettevõtlussektori poolelt. Valitsemissektori tarbimine kasvas möödunud aastal 0,9%, mis on niisugune tagasihoidlik kasv, nii midagi märkimisväärset. Kui vaadata sisenõudluse käekäiku aastast aastasse, siis jah, et viimased 2 aastat on väga oluliselt erinenud siis sealt koroonakriisist väljatulekust ja eelkõige on seda näha siis investeeringute poole pealt, et kui pärast koroonakriisi käis majanduses aktiivne investeerimine, siis viimased 2 aastat on see olnud ikkagi niisugune hulga tagasihoidlikum juba. Aga samas positiivne märk on see, et kuigi majanduse käekäik on olnud allasuunda, siis tegelikult investeerimistegevus ei ole ära kukkunud ja kui vaadata 4. kvartalit eraldi, siis tegelikult 4. kvartalis investeeringud püsisid enam-vähem eelmise aasta tasemel ja seal mingeid erilisi olulisi muutusi ei ole olnud. Ka eratarbimine, kui aasta kokkuvõttes oli languses, siis tegelikult 4. kvartalis oli seal kergelt kasvu näidata, et ka kaubanduse või ka positiivne käekäik läbi aasta on tegelikult siis 4. kvartalis ka juba eratarbimises natukene näha olnud. Mis nagu see majanduse peamine pidur võib-olla seostub ikkagist välisnõudlusega, et väliskaubandusel on olnud rasked ajad, kui me 2022 aastal saavutasime seal rekordilisi tasemeid, siis tegelikult nüüd eelmisel aastal siis oli kõvasti allatulekut sealt nii ekspordi kui impordi poole pealt. Ja kui me siin enne koroonakriisi tegelikult näitas Eesti netoeksport stabiilselt plusspoolel olekut, siis pärast nüüd koroonakriisi ja ka Ukraina sõjatingimustes ei ole positiivne netoeksport nagu stabiilselt taastunud, et kõigume seal nulli ümber, et
mõningates kvartalites impordime rohkem, mõningates kvartalites ekspordime rohkem. Eksport vähenes siis lõppenud aastal 6,9%, import 5,2%, et üsna sarnases tempos ja ka tegelikult, kui vaadata detailsemalt sisse, siis nagu see ekspordi-impordi käitumine on üsna sarnane, et eelkõige just kaupade pool on see, mis on languses ja teenuste pool on tegelikult püsinud kerges plussis. Et vaatamata sellele, et kaubavahendus on kõvasti aeglustunud, siis endiselt teenuste poolelt on suhted või kaubandussuhted välismaailmaga paremad natukene kui isegi eelmisel aastal. Eelkõige, mis siis mõjutas negatiivselt, on just elektrienergia, nii sisseostmine kui väljamüük, samamoodi puidutöötlemissektor ja ka naftatoodete ja kemikaalide kaubavahetuse. Teenuste poole pealt paistab languses loomulikult silma eelkõige just transpordisektor, aga positiivse mõjuga jätkuvalt on meil arvuti- ja IT-teenused ja ka tegelikult reisiteenuste nii ost kui müük näitab vaikset kasvu. Mis oleks Eesti majanduse kontekst siis laiemas pildis, et kui me vaatame Euroopas teisi majandusi, siis 4. kvartali lõikes me oleme jätkuvalt seal kehvemate näitajate suunas, et vaid Iirimaal on sügavam majanduslangus, aga samal ajal ei saa öelda, et Euroopas oleks pilt väga ilus, sest paljud riigid, kes kasvavad, nad kasvavad ikkagist väga aeglastes tempos. Ja kui vaadata Euroopa Liidu või euroala numbrid kokku, siis sisuliselt majandus seisab paigale. Kokkuvõtvalt võib öelda, et see majanduslangus meil on tegelikult hästi laiapõhjaline, et tegelikult ei ole nii palju negatiivse panusega tegevusalasid olnud alates juba siis kinnisvara buumi lõhkemisest, mis on tubli 15 aastat tagasi. Mis on võib-olla tasub välja tuua, et vaatamata sellele, et meil lisandväärtuse reaalnäitajates langeb, siis tegelikult jooksevhindades on nii toodang kui lisandväärtuse valdavalt ikkagi kasvuteel, ehk siis just hinnamuutused on need, mis on põhjustanud negatiivseid reaalmuutusi. Kui võtta möödunud aasta kokku, siis meie majanduse suurematest, olulisematest tegevusaladest on vaid kaubandus positiivse mõjuga, et teised, mis tööstus, transport, info ja side, et aasta peale kokku olid negatiivsed. Aga nagu sai mainitud, siis aasta teisest poolest tegelikult oli näha trendide paranemist natuke, et nii eratarbimine, info- ja sidesektor, aga ka netotoote maksud, et kõik pöördusid siis kas juba 3. kvartalis või 4. kvartalis kergele kasvule. Positiivne on kindlasti, et investeeringute vähenemine pole süvenenud eelmisel aastal ja väliskaubanduse puhul on tipust kukkumine olnud korralik, et kui siin 2022 saavutas väliskaubandus üks tubli 86% osakaalu SKP-st, siis möödunud aastal langes see 78% peale. Ja just eks see välissektor on see, mis on jätnud jälle mitmetele tegevusaladele meil, mis on majanduses olulise tähtsusega. Ja see oleks minu poolt praegu kõik. Aitäh, Robert! Meil on tulnud ka mõned küsimused. Nii, kõigepealt, kuidas välisinvesteeringud on mõjutanud SKP-d 2023. aastal? Jah, eks see välisinvesteeringute mõju on võib-olla just SKP kontekstis on seda kindlasti raske näha, et investeeringuid tehakse ikkagist mitmeaastase horisondiga ja siin peab pigem on küsimus sellele, et mis nad 20, 24 ja 25 meil tegema hakkavad. Sest meil on siin varemgi olnud on olnud suuri ettevõtteid, kes on investeerinud palju, aga need mõjud on ikkagist viitajaga. Aitäh! Kas Eesti majanduslangus on tingitud sellest, et naabritel, näiteks Soomel ja Lätil läheb halvasti või pigem meie halb käekäik mõjutab ka naabreid? Kas seal on mingi seos? Jah, et siin Soome puhul oli ka viimases kvartalis tubli 1,5% majanduslangust, et me kindlasti oleme nendega omavahel seotud. Kes nüüd kellele halba käekäiku põhjustab, eks see on trikiga küsimus natukene, et pigem on siin vast selline üldine rahvusvaheline kontekst lihtsalt, et ikkagi see Venemaa-Ukraina sõda on jätnud jälje, mis nagu
meid võib-olla mõjutab rohkem kui mõnda meie muud naabrit just tänu sellele transiidimajandusele, mis meil on siin aastast aastasse ikkagist olnud ja millest ka meedias palju kirjutatud. Aitäh. Siis kust ja kuidas info- ja sidetegevusala aasta teises pooles taas tõusma hakkas? Jah, et kui meie enda majandusel võib-olla ei lähe nii hästi, siis ikkagist nagu on näha, siis teenuste müügi poole pealt selle sektori vastu meil ka huvi on ja ju siis on see sektor olnud ikkagist piisavalt vastupidav ja ta ei sõltu nii väga nendest teistest sektoritest, mis meil siin languses on olnud, et võib-olla see logistika ja töötlev tööstus, et need ei ole nagu IT-ga nii üheselt seotud ja samamoodi, mis puudutab seda sõda ja sellega kaasnevat, et siis IT-sektor vast on sellest vähe sõltumatum ja suudab vaatamata teiste sektorite probleemidele ikkagist oma tegevusi võib-olla kiiremini ümber korraldada ja kohaneda. Aitäh! Tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole. Seega aitäh, Robert, ja ilusat reedet!